täna on lõpuks suvine ilm ja ma käisin just trennis ära. Kell on 1:30. Ma käisin just trennis ära, ma käisin Käärikul, sest minu jaoks siin piirkonnas on Kääriku jõusaal kõige parem. Ja nüüd ma lähen tagasi ja siis ma söön ja siis me mõtlesime, et kuna juba on siuke imeilus ilm, siis tuleb seda ära kasutada ja võiks kuskile seiklema minna. Ehk siis ma lähen tagasi ja siis me vaatame, kuhu võiks minna. Jah. Ai, see maantee. Siit vedaneb see. Ja seda. Nii, me oleme jõudnud omadega Tartusse. Me käisime toidupoes just, ostsime mingid asjad ära. Ja siis me käime ka raudtees, ostame mingid remondi asjad ära, mis meil on vaja lae parandamiseks. Ja siis me sõidame koju ja ega muud ei olegi. Siis tuleb hakata remonti tegema juba vaikselt ja trenni minna. Nii et jah. Nii, selline oli siis meie kogu toidukorv. Ma ostsin terve hunnik kanafileesinki, sest ma söön seda iga hommik ja see on Prismas väga hea hinnaga. Siis võiku tomat, elukaaslase teeme pokesalatit suitsukanaga, minu toitudele veged, seda kuhupiima ma söön igapäevaselt. Ja siis siin on veel mingid juurikad ja kookoskreem, et teha pokekaussi. Ja arbuus on siis elukaaslase niisama söömiseks. Üldiselt toitudega ongi niimoodi, et meile meeldib meal prepina kõik ette ära teha, nii lõunasöögid kui ka õhtusöögid, et siis jooksvalt tööpäevadel on palju lihtsam ja ei pea söögi pärast kogu aeg muretsema. Et siis me tavaliselt nädalavahetusel, üldiselt pühapäeval teeme uue nädala toidud valmis ja siis saab seda süüa seni kuni saab ja alles siis teeb uuesti, et ei pea iga päev vaaritama ja sellega pead murdma. Et selles mõttes natukenegi lihtsam see töönädala jooksul. Kell on mingi 10:30 õhtul enam-vähem. Ma tulen trennist. Peale seda, kui me koju jõudsime, siis ma kuidagi väsisin nii ära, et ma sõin oma pudru ära ja siis ma jäin magama. Ja ma magasin ikka hea mitu tundi. Ja peale seda uinakut oli suht raske ennast trenni ajada. Nii et ma lõpuks tegin jälle suht hilja õhtul oma trenni ära. Oh my god, it's detective this and detective that. Working with you means so much to him. I'm just glad she's safe for you. See you a lot, precinct. Mul oli tegelikult täna nii palju asju plaanis, mida teha, aga lihtsalt ei ole jõudnud. Kuidagi nii väsinud on olla, et midagi ei jaksa eriti teha. Aga pateldamise, mis oli vaja teha, selle ma jõudsin ära teha. Ja siis said
enamus sammud ka juba tehtud. Aga sammudega oli ka niimoodi, et me läksime jalutama ja siis mul tekkis väga veider valu kõhtu. Ja mul oli plaanis minna jõusaali, teha kardiot ja poseerimist, aga ma sinna ei jõudnud, sest et mul oli nii ebamugav ja halb olla, et kõndida oli ka ebamugav. Et siis ma ei hakanud sinna minema, ma mõtlesin, et ma lähen veidi hiljem, aga nüüd on kell juba nii palju, et ma pean ennast sättima, sest et me lähme sünnipäevale. Mis on nii veider, ma pole niimoodi sünnipäeval käinud, ma ei tea, mis ajast. Ja väga harjumatu on. Ma nüüd sätin ennast, mul on siin juba püksid valmis, mis ma täna jalga panen. Ma just eile sain need kätte, ma ostsin need H&M-ist ja need on mu uued lemmikpüksid. Ma pärast näitan ka, need on ülilusad jalas. Aga jaa, teeme siis selle soengu valmis. Äkki niimoodi. Teeme siis soengu valmis ja siis võiks mingi kerge meigi ka vist teha. Aga vaatame. Nii, ma tegin siis sellise lihtsa sleek patsi ja punupatsi otsa. Ma ise tunnen, et see on väga hea variant. Aga nüüd teeme kerge meigi. Ma kasutan Glammapper kulmukeeli. Ja minul ta töötab üli hästi. Püsib. Pole nagu probleemi. Aga mu õel ja mu tuttavatel ta väga ei püsi. Ja et ma ei tea. Voila. Üks kulm lihtsalt kommitud juba. Ja siis ma tavaliselt täidan, või täna ka, täidan teda natukene kulmupliiatsiga. Selle kulmuga läks palju kiiremini. Aga imelihtne lihtsalt. Nii. Kulmud tehtud. Ma olen avastanud hiljuti sellise ka L'Oreali ripsmeduši, mis teeb ripsmed mega pikaks. Nii, ma nüüd näitan oma kerget miiki, luuki valguse käes ka. Ja no, millised ripsmed. Aga ja nüüd ma panen riidesse, söön või siis võtan söögi kaasa. Ma ei tea veel. Ja siis tuleb tegelikult juba liikuma hakata. Ei olnud kuidas süüa. Me käisime ja võtsime kõik vajalikku ja muidugi see suur kohvi oli mulle väga vajalik. Aga noh, samas see on minu õhtune snäkk. Nii et aga eilses siis täiega tore oli. Ma nagu natukene kartsin välja minemist niimoodi, sest mina ei ole väga ammu väljas käinud. Aga ülitore oli, seltskond oli äge ja see, et ma mingi kokasiirot jäin, ma ei tundnud ennast üldse kõrvale jäetuna, et ma ei tea, väga fun oli üldse üle pika aja niimoodi väljas käia ja mõned toiduasjad veel puudu, nii et lähme käime poes, sest mul on vaja kana, köögivilju ja marju. Siis me toome koju ja siis saab meal prep'id ära teha.
vot. täna on suht sihuke raske päev olnud. Kõht on terve päev tühi, jalalihas haigelt valutas, noh niimoodi vahelduva eduga. Ja siis selle lihasvalu pärast jäi jalapäev ka tegemata. Ma küll käisin jõuksis, aga ma siis rullisin ja venitasin ja siis proovisin kardiat teha, seda õnneks sai. Aga sihuke nagu imelik päev. Et eks ma meal prep'i asju tegin vahepeal, aga seda ka ei viitsinud. Nii et sihuke meh päev. No tere hommikust. On juba esmaspäev ja täna peab tööle tagasi minema. Aga ma magasin ennast ülihästi välja ja tundub, et mu jalg, see lihasvalu on ka okei. Nii et täna saab äkki minna jalgu treenima. Ma väga-väga loodan. Aga tööle mineku osas nii veider. Mul oli üsna pikk puhkus 2,5 nädalat. Jah. Ja nüüd on nii veider tagasi minna. Tööpäev on tehtud, nüüd ma lähen trenni. Tööpäeva jooksul ma ei jaksanud absoluutfilmides, mul oli nii palju teha, nagu ikka puhkuselt naastes. Ja siis koju tulles ma olin lihtsalt nii väsinud, et ma tahtsin magada, aga ma ei jäänud magama. Aga eile ma rääkisin sellest, kuidas mu lihas valutas põlve taga või noh, põhimõtteliselt siis suures pildis reie tagumine lihas valutas. Ja siis hommikul, nagu ma ütlesin, oli kõik väga hästi. Päeval ma läksin lõunapaiku jalutama ja peale jalutuskäiku see oli tagasi. Ja siis ma hakkasin juurdlema ja ma kirjutasin ka oma elukaaslasele. Ja me mõtlesime välja, et äkki on asi mu uutes jalanõudes. Ja teate mis? Asi oli mu uutes jalanõudes. Minu uued ilusad tossud ei sobi mulle. Kardio tehtud ja mul on poseerimise jaoks soojendus ka tehtud. Ja teate mis? Mul on poseerimisega natukene palju vahele jäänud praegu. Nagu piinlik lausa. Vaatame siis. Kõige hullem ei olegi veits puine. Puine siis selles mõttes, et käed peaksid rohkem looklema ja värki. Aga ma praegu panen rõhku kõndimisele ja sellele poosid läbi teha. Ja siis järgnevatel päevadel ma pean aibalkile keskenduma. Või üldse see ja järgmine nädal, sest et järgmine pühapäev mul on uus trenn.
teate, ma pean ütlema, et täna oli väga hea trenn. Ma arvasin, et mu poosid tulevad kehvemini välja, sest et no tõesti natuke liiga palju olen vahele jätnud. Aga üllatavalt hästi. Ma olin väga positiivselt üllatunud ja ma olen väga õnnelik selle üle. See tähendab seda, et kui ma nüüd ilusti harjutan see nädal ja järgmine nädal, siis on ikka näha ka, et see neiu on arenenud. Aga jaa, arvestades seda, kui väsin ma tegelikult olin tööpäevast, siis väga hea trenn oli. Tüüle ei ole kahjuks siin koridoris enam peeglit, et ei saagi näidata niimoodi. Teist päeva järjest kasutan lõunapausi, et samme teha. Sest et varem, kui ma tööle tulin, siis ma tööle tulekuga ja minekuga sain juba päris palju samme. Aga nüüd ma käin autoga ja ma ei saa neid samme. Nii et tuleb päeva jooksul natuke rohkem pingutada, et ei peaks õhtul lolliks kõndima ennast. See on see vahva ninja masin. Ma tegelikult ei tea, kuidas see töötab, aga ma tean seda, et ma pean need jetsid valmis tegema ja siis 24 tundi sügavkülmutama ja siis käib kuidagi see miksimine. See on homne teema. Seda ma praegu ei tea, kuidas see käib. Aga ma ühe teen niimoodi, et ma lihtsalt valan selle siia ja panen sügavkülma. Ja teise ma teen kohupiimaga. Mingi siuke kastega ostetud. Need võib-olla ma proovin seda ka peale. Ma ei tea. Ma ei tea üldse, mis siit välja tuleb. Aga ma proovin. Ega ma selle Nocco jätsi jaoks praegu muud ei teinudki, kui ma valasin selle arantsia siia ja siis külmutan ära ja siis homme ma tutvun nende programmidega ja siis on mingi mix vist. Ma reaalselt ei tea. Seda pehmed kohupiima, mandlipiima ja magustajat. Seega natukene. Kohupiim ja mandlipiim koos maitseb üllatavalt väga hästi. Siis homme saame teada, mis nendest välja tuleb. Ma praegu tõesti ei tea midagi. Võib-olla ma teen midagi valesti. Ma ei tea. Aga ma ei viitsin väga palju guugeldada ka. Nii et eks näis. Vlog läheb homme üles. Seega selles vlogis ei näe mu jäätist. Kas see tuleb välja või ei. Seda näeb järgmises vlogis. Nii et I'm sorry for that, aga juhtus nii. Aga jah, ega siin vist muud ei olegi. Tõmban selleks vlogiks otsad kokku. Ja siin on nüüd midagi, mida ma ütlen oma vlogide ajaloo jooksul esimest korda. Ehk siis, kui sulle see video meeldis, pane like ja pane ka subscribe, kui sa tahad mu teisi videosid näha ja et sul tuleks teavitus, kui ma postitan.
tšau!